nii, ja veoautokabiin on lahti saadud, lahti lõigatud ning nüüd saavad päästjad veoautojuhi sealt välja tõsta. Nii on natukene veel ja ongi tarklased valmis. Auto sinna ruudu peale paigutada, mis on asfaldile joonistatud. Nii, auto on seisma pandud. Või siis mitte. Ja meeskonnavanem läheb vaatama, millega on siin sündmuspäeva tegemist. Taavi, gaasiline vedelik. Maatiliste päästevahenditega, et jalgrattur nimega Leonid sõiduautolt välja leidata. Ja Rakvere meeskonnale anti start. Nii, ja siiamaani on kõik postid kenasti püsti jäänud ja auto jõuab kohe ka siia platsile. Nii, ja need mehed on küll kiired autost välja tulema. Komandos on hetkeseisuga kõige kiirem autojuht. See autojuht on kõige kiiremini tagurdada just päästeautoga. Tulekahju sai ka päris kiiresti ära kustutatud. Ja meeskonnavanem tundis ka ohumärgistuselt ära, et see veoauto transpordib väga sööbivat ainet. Ja vahepeal räägin, et Rakvere päästekomando on liitkomando võistlustel eelmistel aastatel ka väga tubli olnud.
2008. aastal said just nemad omale komandosse riiuli peale selle eliitkomando tiitli, mis hetkel on veel ja nagu selle auto esiklaasi kohalt näha, siis on nad kenasti ka ära märgistanud, et nemad on eliitkomando tiitli võitjad aastatel 2009 ja 2010. '90, mis tähendab erinevaid ohtlikke aineid ja Nõmme komando meeskonnavanem arvas selle ka õigesti ära. Kohe teatavõistluseks starti Järvamaa võistlejad ja Lõuna-Eesti võistlejad. Start antud keegi varastanud eelvõndavalt. Võiks olla siin Järvamaa mees kiirem ja tundub, et natukene ilma seda jooksu juhtimas. No korrektne teatevahetus päris polnud, jooksis mees sisse, aga viskoimusid vahet sellesse. Nii kui on ületatud lang, siis pannid põlema ja läksid põlema. Vaatame, kuidas teatevahetused näpleb. Juhib juba Lõuna-Eesti. Mõlemad võistlejad jälle kasutavad seda süsteemi, et joad on rammaste vahel. No, eks ta vastused on vastused. Vaatame, kuidas siis, kas Margo Lammedel joemused mängivad üle Üllar Mäni. Nad muutuvad siiski, jah. Ja ei lõpu jooksuga enam ei anna Margo seda käest. No siit igatahes tundub, et võistluselevus on meestel kindlasti sees ja võib oletada nende välisest vestlusest. Nii, kannatanu on kiire sisse viidud ja võistlus sellega lõppenud nende jaoks. Aplaus keskenäärist.